Vladimir Zelenski on juhtinud Ukrainat üle 4 aasta kestnud täiemahulise sõja jooksul. Aga nüüd vaidlusi tekitav otsus tõstatab nüüd uusi küsimusi tema poliitilise tuleviku kohta. Zelenski vabastas ametist kaitseministri Mihhailo Fedorovi, populaarse noore reformija, kellele omistatakse Ukraina droonide ja sõjatehnoloogia kasutamise laiendamine. Fedorov oli sattunud konflikti armeejuhi Oleksandr Sõrskiga, süüdistades sõjalist juhtkonda muutustele vastu seismises. Alguses näis Zelenski toetavat Sõrskid. Fedorov eemaldati ametist, mis vallandas protestid Kiievis ja teistes Ukraina linnades. Kuid kui avalik pahameel kasvas, Zelenski muutis oma seisukohta. Ta vabastas ametist ka Sõrski ja asendas ta kindral Mihhailo Drapatiga, kes on tihedalt seotud Fedorovi reformikavaga. Võetajad võivad väita, et Zelenski kuulas avalikkust ja parandas oma vea. Kriitikud ütlevad, et ta tekitas tarbetu kriisi, nõrgendas usaldust tema otsustusvõime vastu ja muutis Fedorovi võimalikuks tulevaseks poliitiliseks rivaaliks. Võib-olla ei tule kohe valimisi, aga kui ukrainlased lõpuks taas valima lähevad, siis nad mäletavad, kuidas nende president selles olukorras käitus. Nii et kas see poliitiline äpardus hakkab Zelenski kummitama? Hästi, alustame nüüd oma debati 30-sekundilise kiirvooruga. Täpsemalt öeldes kiire tulevooruga. Meie esimene küsimus on, kas Zelenski suudab üle elada selle, mis näib olevat suur poliitiline äpardus? Ja kas ta peaks oma ametikohale jääma? Või on aeg tal kõrval astuda? Pidage meeles, et igal meie paneeli külalisel on sellele esimesele küsimusele vastamiseks 30 sekundit. Seejärel avame paneeli pikemateks vastusteks. Alustame siis. Härra parlamendiliige Oleksi, te olete esimene. 30 sekundit. Tere, head õhtut. Jaa, ma arvan, et Zelenski peab vastu, aga põhjus, miks ta vastu peab, on väga lihtne. Ukrainas ei ole valimisi. Ja sellepärast peab Zelenski sellele vastu. Aga kui valimised tulevad, kui vaenutegevus lõpeb, ma olen kindel, et Zelenski kaotab kõik valimised, mis toimuvad ja tema jaoks on parim variant üldse mitte kandideerida. Huvitav. Vladislav, mis on sinu arvamus? No üldiselt olen nõus Aleksei üldise ideega ja muidugi Zelenski jääb ellu. Aga ma ütleksin, et puhtalt välja tulla ja ellu jääda on ilmselgelt erinevad asjad. Ja ilmselgelt see protest jääb inimeste meeltesse ja tegelikult see ikka veel kestab. Nii et ma arvan, et me peame tegelikult nägema, kuidas see tegelikult lõpeb ja kuidas Volodõmõr Zelenski lõpuks sellele protestile reageerib. Hästi. Ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, Peeter, mis on sinu arvamus? Kas on aeg Volodõmõr Zelenskil taanduda? Volodõmõr Zelenski on tõestanud, et ta oskab oma vigu parandada. Tead, mõnikord kutsub ta endale rohkem probleeme, kui ta algselt lahendada tahtis. Ta tegi tegelikult paranduse, mitte ainult ei vallandanud Sõrski, vaid määras tema asemele väga populaarse ja võimeka kindrali härra Drapatõi. Ma olen nõus härra Kuntšarenkoga, et tegelikult meil lihtsalt ei ole luksust Zelenskit tavendada. Muuhulgas ka sellepärast, et põhiseadus ei luba seda. Jah, ta jääb ametisse, aga ma olen ka nõus, et tead järgmised valimised on täiesti teine olukord. On inimesi, sealhulgas Fjodorov, kes on nüüd tema ja tema võimu jaoks tõsised tead rivaalid. Hästi, nüüd läheme pikemate küsimuste juurde. Järgmine küsimus, mida tahan kõigilt teilt 3 küsida on, kuidas ukrainlased täna Zelenskid näevad? Ja kas te arvate, et tal õnnestub selles sõjas Venemaa vastu? Ma pöördun tagasi Oleksi juurde, et kuulda tema vastust. Kas te saaksite küsimust korrata, vabandust? Küsimus on selles, kuidas ukrainlased täna Zelenskid näevad. Kas teie arvates on ta selles sõjas Venemaa vastu edukas? Ma ei saa rääkida kõigi ukrainlaste nimel ja kindlasti, nagu alati, Zelenskil on nagu igal teisel juhil saavutusi ja tal on ka läbikukkumisi. Tema saavutuseks on maailma koondamine Ukraina ümber. Tema saavutuseks on tema reaktsioon Venemaa täiemahulise sissetungi algusele, mis oli tugev. Nii sai temast omamoodi riigi hääl ja nägu. Tema läbikukkumised on samuti väga tõsised. Ta on Venemaa vastane, korrumpeerunud ja inimestel on palju kahtlusi ka Zelenski enda suhtes.
Ta juhib riiki halvasti ja väga autokraatlikult. Ajal muutub ta üha autokraatlikumaks. Ja täna ei ole meil selget vastust, mis on Ukraina tee rahuni. Seega vajame rahu nii kiiresti kui võimalik. Aga mis on siin Ukraina strateegia? See pole Zelenski puhul selge ja see on probleem. Nii et ma arvan, et tema ja tema tulemuste suhtes on segased tunded. Kui ta oleks avatum kaasama rohkem inimesi oma valitsusse, see oleks palju parem olukord. Aga kuna ta koondas nii palju võimu ainult enda kätte ja ta ei suuda sellega õigesti toime tulla. Vladislav, mis on sinu arvamus? Kas sa arvad, et Zelenski juhtimine muutub üha autokraatlikumaks? Nõustun eriti Oleksi viimase punktiga, sest tegelikult presidendi ja tema lähedase meeskonna vastutus on tõesti tohutu nii sise- kui ka välispoliitika osas. Nii et ja enamus parlamendis, mis sisuliselt veel ametlikult eksisteerib, sellest võib-olla Oleksi saab rääkida veidi lähemalt ja detailsemalt, aga tegelikult see siiski eksisteerib. Ja rahva silmis muidugi Zelenski meeskond ja tema tegelik fraktsioon parlamendis, tegelikult on nad endiselt seotud ja emotsioonide mõttes ning selles, kuidas inimesed kogu seda asja näevad, nii-öelda valitsuse meeskonda. Loomulikult on nad seotud. Ja tegelikult Fjodorov oli sisuliselt üks selle kampaania võtmeisikuid 2019. aastal. Ja sisuliselt tema tagandamine polnud tegelikult oodatud samm, sest Fjodorov oli kõigis valitsustes, mis Zelenski ametiajal töötasid, võtmemängija. Peeter, tead, mind huvitab sinu arvamus selle kohta. Kas sa arvad, et Zelenski on praeguses jätkuvas sõjas Venemaa vastu õige juht? Kas üldse on võimalik, et sõja ajal toimub võimuvahetus ja kas see oleks riigile õige samm? Zelenski kuvandi vahel kodumaal ja välismaal on olnud üsna suur lõhe, eks. Nagu juba varem öeldi, ta on olnud osav suhtleja ja on siiani tegelikult osav suhtleja, kes esindab Ukrainat ja Ukraina võitlust vabaduse ning suveräänsuse eest maailma areenil. See pole vähenenud. Ja tegelikult hiljuti võib tegelikult Zelenskile omistada märkimisväärset suhete paranemist Trumpi administratsiooniga, eks. Kujutage ette, millise tee me oleme läbinud sellest häbiväärsest kohtumisest Valudes majas, kus Trump sõimas ja ühines J.D. Vance'iga Zelenski vastu. Ja nüüd on mõjukad magategelased nagu Laura Luumer Ukrainasse tulemas, kiites Ukraina rahvast ja nii edasi. See on üsna suur saavutus ja seda ei saa alahinnata ega pisendada. Teisalt, tema populaarsus ukrainlaste seas on märgatavalt langenud. Ja see pole ainult meeleavalduste sagenemine. Peame meeles pidama, et need on koondunud suurtesse linnadesse. See on nähtus noorte ja hästi seotud inimeste seas, kuid isegi tema põhituumikus vanemate inimeste hulgas. Seal on toimunud langus. Praegu on 43 inimest, kelle populaarsus on kõrgem kui Zelenski oma. Nende seas on Zaluzhny, Budanov ja Fjodorov ise. Ja viimane neist on tingitud Zelenski valearvestusest ja nii edasi. Ta peab aru saama, et ta peab olema vastutustundlikum ja rohkem inimesi kuulama lihtsalt sellepärast, ja seda ongi Vene propaganda tema vastu üsna tõhusalt kasutanud, teda ei saa uuesti valida. Ta peab aru saama, et ta on nüüd oma teisel ametiajal, oma teisel valimata ametiajal. Kuna puudub võimalus uuesti valida või valida uut presidenti, ukrainlased protestivad ja Zelenski peab tõesti rohkem pingutama, et kuulata, mida nad temalt ootavad. Ma tahan selle võimuvahetuse küsimuse või uue liidri valimise juurde tagasi tulla Ukrainas, mis on endiselt sõjas Venemaaga. Kas on võimalik, et toimub mingi sujuv üleminek või võib see hoopis tagasilöögi anda ja lõpuks näidata mingit nõrkust Ukraina sees selles võitluses Venemaa vastu? Ma tahan sinu poole pöörduda, Oleksi, et kuulda sinu arvamus selle kohta.
olukord on selline, et täiemahulise sõja ajal ei saa me valimisi korraldada. See on lihtsalt füüsiliselt võimatu, aga see on põhiseaduse järgi võimatu. See tähendab, et Zelenski jääb presidendiks kuni sõja lõpuni. Kui sõda lõpeb või see külmutatakse, tõenäoliselt on see tõenäolisem tulemus. Siis toimuvad valimised. Ja nagu ma juba ütlesin, arvan, et parim valik Zelenski jaoks oleks üldse mitte kandideerida. Sellega saab ta kindlustada oma pärandi sõjaaja juhina. Mõned inimesed tiidavad teda, mõned inimesed kritiseerivad teda, aga kui ta lahkub poliitiliselt areenilt, see ei ole enam nii kriitiline. Aga kui ta üritab võimul püsida, kui ta kandideerib uuesti, ja ma tahan teile meenutada, et kui ta esimest korda kandideeris, lubas ta enam mitte kandideerida. Et tal oleks ainult üks ametiaeg 5 aastat, juba tema ametiaja 8 aasta alustati sõja tõttu. Nii et kui ta kandideerib uuesti, arvan, et ta kaotab valimistel. Ja siis arvan, et tema pärand saab väga kannatada ja ma arvan, et tal võivad olla ka seadusega probleemid. Ma tahan nüüd rääkida Fjodorovist, sest teate, ta on avalikult öelnud, et ainsad ametikohad, mida üldse tasub pidada, on kaitseminister, ülemjuhataja või president. Nii et küsimus on muidugi selles, kas ta positsioneerib end Zelenski järgmise rivaalina või mitte. Ja kas teate, kas Zelenski otsusta vallandada kedagi, kes oli ülimalt populaarne ja keda on sisuliselt peetud Ukraina troonirevolutsiooni eestvedajaks, lõi talle lõpuks suurima poliitilise ohu. Tahaksin nüüd pöörduda sinu poole, Vladimir, et kuulda sinu arvamust. No, ma tunnen inimesi, kes tegelikult töötasid koos Fjodoroviga digitaalse transformatsiooni ministeeriumis ja kaitseministeeriumis. Noh, ma tean, et tegelikult oli ta oma töösse väga süvenenud ja vältis paljusid avalikke intervjuupalveid ja muud sellist. Nii et ja tead, tegelikult tuleb talle selle eest tunnustust avaldada. Tegelikult ta vältis selliseid avaldusi oma poliitilise tuleviku ja muu sellise kohta. Aga samuti ka tegelikult tehtud, mida tegelikult Peeter on esile toonud. Nii et teate, ma ütleksin, et praegu nagu tõenäoliselt inimesed kujutavad ette, nagu Fjodorov oleks potentsiaalne kandidaat. Kui ta tõesti on valimistele minemas. Aga kui ta tõesti mõtles seda, et tema ideaalne arusaam edu saavutamisest, Ukraina võidust või vähemalt ellujäämisest seisneb tegelikult selles, et tal oleks mõju kaitseministri positsioonile. Ja ma arvan, et ta on sellele tõesti liiga keskendunud. Ja ma näen teda põhimõtteliselt tõelise muutuste toojana, mitte inimesena, kes otsib mingit positsiooni lihtsalt selleks, et olla esile tõstetud, olla rambivalguses ja nii edasi. Nii et ma ütleksin seda. Tema eluloo kirjeldus räägib tema eest palju paremini kui ta ise. Peeter, ma tahan kuulda sinu vastust selle kohta, kuidas sa näed Fjodorovit ja Ukraina tulevikku, aga ka seda, kas sa arvad, et kogu see poliitiline fiasko ja need protestid, mida me Ukraina tänavatel näeme, saadavad Venemaale võib-olla veelgi ohtlikuma sõnumi, et tead, Ukraina muutub nõrgemaks? Noh, ma arvan, et see on miski, mida Kreml ära kasutab. Ja just täna pidas Putin selle kõne, et Ukraina on lõhestunud, nad tegelevad sisetülidega ja nii edasi. Aga me oleme seda varem näinud. Ja kui Kreml panustab sellele, siis ma kardan, et nad peavad taas pettuma. Ukrainlased mõistavad, et kaalul pole midagi vähemat kui Ukraina kui riigi ellujäämine. Ma arvan, et ukrainlased tulevad tormist läbi. Ma arvan, et Zelenski, ma loodan, õpib sellest. Ma arvan, et ka Fjodorov polnud mingi ingel. Tema valitsemisviisiga oma valdkonnas oli palju probleeme ja ma räägin värbamise küsimusest. Ja sellega on meie kaasarutleja Oleksii Huntšarenko palju tegelenud ja seda päästanud. Ja see avalik viis, kuidas Ukraina võimud on värbamises läbi kukkunud.
Te kõik olete näinud neid videoid, kus mehi haaratakse päise päeva ajal tänavatel. Ja võib-olla oli osa põhjusest, miks Zelenski alandas härra Fjodorovi tegelikult selles, et teda selle eest süüdistada ja leida keegi, kes suudaks sellega hakkama saada. See on midagi, mis on endiselt lahendamata. Ja seda öeldes Fjodorov ei ole enam kohal, kui droonid lendavad endiselt sügavale Venemaa sisemust. Ja, nii et see järjepidavus on olemas. Ja Trapati näiteks, ma arvan, jätkab seda suunda. Nii et ma arvan, et see on väga ennatlik, olenemata meie probleemidest, meie sisetülidest, et venelased loodaksid, et nad saavutavad võidu meie sisetülide kaudu. Ukrainlased mõistavad taas kord, mis on kaalud. Ja sellepärast ne kõik 3 paneeli liiget on öelnud, et Zelenski tagandamine ei ole päevakorras. Huvitav. Oleksi, ma mõtlen muidugi otsus nende protestidega jätkata. Mõistes, et juhtkonna vahetus või järgluse küsimus praegu ei pruugi olla parim asi. See sõda Ukraina vastu jätkub. Ma arvan, et inimestele üle kogu maailma. Ja see saadab sõnumi, et võib-olla tõesti. Teate küll väga sihikindel pingutus. Praegu soovitakse näha, et Zelenski lahkuks. Aga ma arvan, et tahaksin sinult küsida, et praeguseks oleme selle sõjaga juba mitu aastat edasi läinud. Kas Zelenskil on siin mingi lõppmäng? Kas tema on see mees, kes suudab selle tegelikult lõpetada? See on kõige tähtsam küsimus. Me vajame Ukrainas rahu nii kiiresti kui võimalik. Ja kindlasti Zelenski on see inimene, kelle presidendi ajal me 99% tõenäosusega lõpetame selle sõja ühel või teisel viisil. Ma ei ole kindel, et see saab olema mingi suur rahuleppe. See võib olla ka konflikti külmutamine. Väga tõenäoline stsenaarium. Ja kuna me ei saa korraldada valimisi, meil on ainult üks õiguspärane president. Tema on Volodymyr Zelenski. Ma ei ole üldse tema fänn, aga nii ajalugu toimibki. Nii et me lõpetame selle sõja koos temaga. Probleem on selles, et ma ei näe, et tal oleks mingit strateegiat selle rahu saavutamiseks. Varem kuulutas ta välja võidustrateegia, vastupidavuse strateegia ja nii edasi. Aga meil on vaja strateegiat rahu saavutamiseks. Ja on selge, et põhjus, miks meil praegu rahu ei ole Ukraina, vaid Venemaa ja Putin, kes tahavad seda sõda jätkata. Õige. Aga samal ajal tahan ma näha ka rohkem pingutusi Zelenskilt selles suunas ning tema strateegiat selle kohta, mida me selle saavutamiseks tegema peame. See ongi küsimus ja ma loodan, et sellel sõjal saab lõpp. Kordan, ma ütlen teile, et see juhtuks võimalikult kiiresti, eriti enne järgmist talve, sest eelmine talv oli tõesti õudne. Ja me peame tegema kõik, mis võimalik, et seda enam ei juhtuks. Ma pean ütlema, et ilmselgelt nende protestide nägemine ja selline pilt, et Ukrainas on sisemisi rahutusi, ei pruugi kindlasti olla Venemaale stiimul mingisuguse sõja lõpetamise kokkuleppe poole liikuda. Nii et Vladislav, mis oleks strateegia, mis võiks lõpuks selleni viia? Teate, ma olen nõus Oleksiga nii konkreetsete punktide kui ka nende puudumise osas, aga tegelikult Zelenski kasuks pean ma ka ütlema, et teate avalikus suhtluses Trumpi administratsiooniga, ta põhimõtteliselt püüab teha oma parima, teate, iga kord. Nagu Trumpi ja Zelenski suhetes on tõuse ja mõõnasid. Ta ütleb sõna otseses mõttes, et tead, ma olen valmis. Rahu. Ma olen valmis igasugusteks kokkulepeteks. Muidugi peaksime kõigepealt arutama üksikasju, sest tegelikult kampaanias rääkis ka Zelenski sellest, et tead, et tema oleks see inimene, kes oleks, kes suhtleks otse Putiniga ja nagu Putin oleks nõus temaga rääkima nagu rohkem. Sagedamini tead ja ma ei tea nagu ausalt öeldes, kas me saame seda Putini kohta öelda, aga tegelikult nagu ta püüab anda endast parima Ukraina ja enda rahvusvahelise maine osas, aga jälle nagu
ilmselgelt ei ole sellest piisavalt, kui rääkida poliitilisest survest Venemaale, samuti Ameerika administratsiooni silmis ja tegudes. Hästi, kahjuks mu sõbrad on meie aeg otsa saanud. Peame minema kiirele reklaamipausile, aga tahaksin tänada kõiki meie paneeli liikmeid, et nad meiega liitusid. Väga huvitav arutelu, nagu alati. Peame ootama ja vaatama, mis edasi saab. Jääge meiega saates Global Eye. Oleme tagasi kohe pärast seda lühikest reklaamipausi.